Tere, mina olen Nele Kullarkupp ja te vaatate saadet Pealkirja taga, kus võtame kokku lõppeva nädala põnevamad uudisteemad. Võimul olevate Reformierakonna ja Eesti 200 toetus on kokku 15,1%. Opositsioonierakondi toetab aga 74,5% inimestest, selgus Norstati üle-eestilisest küsitlusest. Kas seesugusest madalseisust on võimalik tõusta, mil määral mõjutavad toetust valitsusele globaalsed sündmused ja kas orava partei vajaks uut juhti? Kuna valija ei paista peaministri selja taga seisvat. Seda arutame politoloog Tõnis Lehega. Tervist! Tere päevast! No ma esitan teile siis 10 kas-küsimust, nagu meil saate formaat ette näeb ja vaatame, mis välja tuleb. Kas rahval on tekkinud üleüldine tülpimus erinevatest globaalsetest, nii lähematest kui kaugematest probleemidest, mis meie elujärge mõjutavad, või kõneleb see valitsuse madal reiting siiski kuidagi personaalsemalt võimulolijate tegevusest? No eks on ikkagi nii seda kui teist. Kui me vaatame natukene globaalsemalt esmalt, et kuidas on lääne demokraatiates üldiselt käinud valitsevate erakondade parteide käsi, kes on olnud valitsustes juhtpositsioonil, siis see on viimastel aastatel olnud ikkagi üks päris nukker vaatepilt, ehk et need erakonnad, kes on lääne demokraatiates olnud juhtpositsioonil, on saanud päris korralikult valimistel nüpeldada, ehk et valijate toetus neile on päris korralikult pihta saanud. Ja siin foonil on juba alates siis Covidi lõpust ja siis Ukraina vastase agressiooni algusest on ju suur selline kasvanud usaldamatus lääne ühiskondades demokraatliku süsteemi suhtes, mida on võimendanud majandusprobleemid, eriti just muidugi hinnatõusu, inflatsiooniga kaasnev, mis otseselt sai kõige suurem oo sisse, siis kui Venemaa alustas energiasõda Ukrainale kallale tungimise eel, see paiskas hinnad kiiresti tõusma ja hinnatõusud, toimetuleku küsimused on inimeste jaoks tegelikult ikkagi väga kesksed ja rikuvad väga tugevalt valijate tuju. Ja see kõik on tegelikult olnud nähtav ka Eestis, et majandusraskused on meid saatnud ju ka juba mitmeid aastaid. Hinnatõus on olnud väga kiire ja sellist positiivset majandustuju ei ole veel tänaseni tekkinud. Nii et see on see selline halb foon. Ehk siis häid valikuid teha võimul oleval parteil on keeruline. Samas praegu tegeletakse nii-öelda selle järelsündmustega, ütleme siis COVID järelsündmustega, kuna paljud ärid läksid pankrotti COVID tõttu ja nii edasi, aga just nimelt Kaja Kallas ja tema reiting ju võitis sellest, kui Ukraina sõda algas. Et ta, ütleme siis, kõneles õigeid sõnumeid just nimelt teistele lääneriikidele. No kindlasti Reformierakonna reitingut toetas see Ukraina suure sõja algus. See tegelikult ju tõstis Reformierakonna toetuse sealt 20% või isegi vähema pealt väga järsult sisuliselt taevasse, et 35% või reitingupunkti kanti. See kindlasti oli selline julgeoleku oht, mis tekitas klassikalise olukorra, kus valijad koondusid nii-öelda juhi või siis nii-öelda lipu ümber ja toetasid Reformierakonda, kes sellel hetkel oli julgeoleku teemadel väga veenev. Aga kui me vaatame nüüd edasi, siis nii hästi pärast eelmisi Riigikogu valimisi ju enam ei läinud ja siin enne sai kirjeldatud neid majandusraskusi, aga globaalselt lääne demokraatiatest samamoodi toimivaid trende, siis see on siiski ainult pool vastusest. Ehk et eks loomulikult Reformierakond ja ka teised koalitsioonipartnerid ikka panustasid enda toetuse langusesse ka olulisel määral ise. No millega näiteks? Eelmise suve Tallinna võimu siis koosluse lõhkumine ja seal tiiva ripsutamine Keskerakonna suunal oli miski Reformierakonna poolt, mida tema valijad ikkagi tollel hetkel nagu kuidagi omaks võtta ei suutnud ja mõista ei suutnud. Ja seal on see viimane nii-öelda hoop, mille Reformierakond sisse võttis, kukkumine seal 15-16% punkti pealt ajalooliselt madalale 90% punkti peale. Natuke on sealt taastatud enda toetust, aga mitte veel päris eelnevale tasemele. Ja seal eelnevalt on ju ka siiski päris pikaajaline probleem Reformierakonnal on olnud muutlik maksu- ja majanduspoliitika, mis ikkagi sellist usaldust Reformierakonna väga pikaajalise põhipostulaadi suhtes, et Reformierakond on tugev majandus- ja eelarvepoliitika ajaja, et see seda usaldust lõhkus. Ja kui me liigume veel natuke tagasi, siis eks ole Kaja Kallase idavedude skandaal, õigemini siis Kaja Kallase esmane reaktsioon sellele ja kuidas ta nagu seda meediale põhjendas või omaks seda probleemi üldse kuidagi võttis, et see lõhkus ka sellist väga kõrget usaldust, mis tegelikult Kaja Kallase persooni ja Reformierakonna suhtes tollel hetkel oli, tõi sellise pettumuse ja sealt nagu see võib-olla see kiirem toetuse kaotus algas. Aga selle
foonile tuleb muidugi öelda, et ega siis olud on tõesti olnud keerulised ja ükskõik milline teine valitsuskoosseis tõenäoliselt oleks ka reitingu mõttes pihta saanud. Kuna te mainisite siin seda Tallinna võimukoosluse pauguga lõhki minemist, et kas siis võib öelda, et ei tasu arvata, et kohalik poliitika ei kõiguta Stenbocki toole? No Tallinna poliitika ei ole päriselt kohalik poliitika, et erinevalt kõikidest teistest omavalitsustest võiks öelda, et Tallinn on siiski väga tihedalt üleriigilise poliitikaga seotud, nii et see, mis seal toimus, see on osa üleriigilisest poliitikast ja pani ikkagi toolid korralikult kõikuma, et seal tehti Reformierakonna poolt vigu, hinnati oma valijate meelsust valesti. Kas Eesti poliitmaastikul räägivad reitingud erakondade tegevusest või on hinnangud valitsusele ja opositsioonile situatsioonipõhised, et kui palju on meil sellist truud valijat, kes nui neljaks, et vahet ei ole, mis juhtub, seisab alati enda erakonna taga? No loomulikult erakondade tegevus ja selline keskkonnamuutus ja kuidas nad omavahel siis toimivad, see loomulikult mõjutab reitingute toetust. Aga need pikaajalised erakonnad, kui me neid vaatame, siis ikkagi neil kõigil on oma selline tuumik valija olemas, et EKRE, kes praegu on natukene nagu ka madalseisus, neil on ikkagi selline tugev 10% valijaskonnast on nende taga, kes on väga rahulolematud või üldiselt vastanduvad tugevalt sellisele meie poliitilisele süsteemile ja neil on parim valik EKRE. Reformierakonna puhul nägime ka, et see põrand on siiski seal 10% peal, et varem eeldasime, et see põrand on kõrgemal, aga alla 10% ikkagi naljalt Reformierakonna puhul kukkumist näha pole. Vene valija on endiselt ikkagi Keskerakonna taga, et siis veel mitte väga ammu oli ju Keskerakond ka väga sügavas augus, aga pooled venekeelsed valijad jäid ikkagi selgelt Keskerakonnale truuks, nii et see on nende tuum. Kas te usute, et see erakonna puhastus või kuidas me seda nimetamegi, et sealt väga paljud liikmed, kes olid samuti rahulolematud Keskerakonna juhtimisega, liikusid edasi järgmistesse erakondadesse, et kas see mõjus Keskerakonnale kuidagi puhastavalt ja nende valijale tugevamalt? No paistab, et nüüd pikemat perspektiivi vaadates, et see ei ole igal juhul Keskerakonda suutnud kraavi lükata, ehk et paljud juhtivad eestikeelsed poliitikud ju Keskerakonnast lahkusid. Aga venekeelne valija jäi alles, Kõlvart suutis venekeelse valija usalduse taastada, hoida neid enda ümber ja tegelikult on hakanud taastuma ka eestikeelse valija toetus Keskerakonnale. Sellele loomulikult aitab kaasa ka praegu see, et koos Isamaaga ollakse Tallinnas koalitsioonis, nii et võiks öelda, et väga suurt lööki sellest Jüri Ratase ja teiste lahkumisest tegelikult nüüd pikas perspektiivis ei tulnud. Kas Eestis on olmemurede tuules kaduma läinud see traditsiooniline liberaalsed versus konservatiivsed jõudu vastandumine? On see piir kuidagi hägustunud, et me teame seda, et kui on meil kuidagi horisondil on teemad nagu immigratsioon või siis samasooliste abielud ja nii edasi, et siis see konservatiivne ja liberaalne jõud, et nad kuidagi polariseerumine tekib või tuleb väga tugevalt välja, aga kas praegu, kui me räägime lihtsalt üldisest toimetulekust, on see kuidagi kaduma läinud? Ma arvan, et see ei ole päriselt kuhugi kadunud. See on tõsi, et ta praegu ei ole kõige teravamalt esil, et hetkel ei ole meil sellist akuutset immigratsiooniprobleemi, see on alati tõesti EKRE-laadseid erakondi üle Euroopa tõstnud, ka abieluvõrdsuse või selline seksuaalvähemuste ja kuidagi laiemalt klassikaliste kultuurisõdade teema ei ole praegu võib-olla ka päris keskne, aga see kõik ma väidan, et muutub, mida lähemale me liigume valimistele, ehk et siis meil on piisavalt poliitilisi jõude, kelle huvides on see, et taolist konservatiivne versus liberaalne sellist vastandumist rohkem esile tuua, selline valijates rohkem sellist bloki mõtlemist ja bloki valimist esile kutsuda. No vastandumispoliitika koondab valijat väga hästi, eks ole. Kindlasti, et ühelt poolt EKRE püüab nende teemadega tulla tagasi ja teiselt poolt ka, eks ole, Reformierakond, aga usun, et ka sotsid püüavad ka Eesti 200 nii palju kui suudavad veel, et sellist liberaalsete väärtuste ja konservatiivsemate, populistlikumate väärtuste vastandumist kindlasti püütakse teha. Ehk siis see ei näita seda, et meie ühiskonna väärtused oleksid kuidagi ühtlustunud, et see näitab lihtsalt seda, et praegu on lihtsalt, nagu te ütlesite, akuutsemad probleemid kuskil mujal. Jah, ma arvan, et valimiskampaania toob uuesti teravused esile.
Kas olukorras, kus laias laastus 3/4 rahvast on koalitsiooni töös ja oma elujärjest pettunud, on opositsioonipingil istujate tõhusaimaks töövahendiks populism ja vastandumine, et see on see ükskõik mis, peaasi, et mitte nemad mentaliteet? No lühike vastus on jah, et paljude erakondade sellises tõhusas tööriistakastis vastandumine ja ka populistlikud meetodid loomulikult on, et populistlikke meetodid kasutavad ikka põhimõtteliselt ikkagi ju kõik, mõned muidugi rohkem kui teised. Et praegune olukord loomulikult on opositsioonierakondadele väga soodne, koalitsiooni toetus on tõesti madal ja nad ka kasutavad seda selgelt ära, eesotsas siis Isamaaga, kes on olnud kõige häälekam opositsioonierakond, nüüd Keskerakond on küll nende tuules lähenemas, tahavaatepeeglisse on põhjust vaadata Isamaal. Aga Reinsalu Isamaa selline läbiv joon on praegu tõesti olnud see, et meie pakume siis opositsiooni poolt kõike seda, mida valitsus ei tee, või ütleme siis lähenemine on see, et valitsus teeb kõike valesti ja keskendutaksegi sellele kriitikale, et mida valitsus siis teeb valesti ja mida ei tohiks mingil juhul teha, milliseid asju pärast valimisi siis püütakse tagasi pöörata, et see on nende fookus. Loogiline, töötab, arusaadav selles mõttes, et palju vähem kuuleme me Reinsalu ja Isamaa suust seda, mida nad konkreetselt siis ise kavatsevad nii-öelda aktiivse, positiivse programmina pärast valimisi teha. Aga kas te usute, et nad oleksid võimule saades nii-öelda kahvlis, et nende käed oleksid ikkagi seotud ja paljud nendest lubadustest, mida opositsioonipingilt on hea hõigata, jääksidki niisama lubadusteks? No alati jäävad osad lubadused niisama õhku, aga seni ei ole ju tegelikult neid väga konkreetseid lubadusi ka antud. Lubadusi, jah. Et teeme lihtsalt teistmoodi, on see taktika vist? Teeme teistmoodi, keerame tagasi mitmed maksumuudatused, maksutõusud, kuidagimoodi siis lahendama eelarve puudujäägi probleemi, aga jah, neid väga konkreetseid lahendusi pigem on ka Isamaa poolt nagu välditud, sest me peame vaatama seda, mis on toimunud Isamaa siis valijaskonna või valijate toetusega, see on ju väga kiiresti tõusnud viimaste aastate jooksul ja seetõttu on ta ka päris selline mitmekesine, heterogeenne, seal on päris erinevate vaadetega valijaid tegelikult ja mida konkreetsemaid asju sa, mida selliseid reljeefsemaid asju sa neile lubad, seda suurem on risk, et osadele see ikkagi ei meeldi. Ehk et selles mõttes, mida kauem õnnestub hoida sellist natuke üldisemat Reformierakonnale ja valitsusele vastanduvat joont, seda lihtsam on seda kõrget toetusnivood hoida. Nii et usute, et kui me praegu see aeg kerib ja need järgmise aasta valimised tunduvad veel kaugel olevat, et kui valimised oleksid täna, oleks Isamaal rohkem jõudu, kui see, et nad praegu üritavad hoida seda vastandumist õhus. Et kas nad võivad selle ajaga kaotada veel mingisuguse protsendi enda toetajaskonnast? No Isamaa läheb kindlasti valimiste suunas praegu favoriidi positsioonilt, eelisseisult, aga kõrge sellise valimiste vahelise reitingu hoidmine on lihtsam kui selle realiseerimine väga kõrgel tasemel valimistel. Ehk et siiski valimiskampaania fokusseerib tähelepanu, siis ikkagi konkurendid hakkavad ka tähelepanu juhtima, et kas siis kõik need lubadused on nagu mõistlikud ja kas üldse on lubadusi, kas see lähenemine peab vett, et pigem on sellise, ütleme, kui me näeme siin Isamaa reitingut, Ühiskonnauuringute Instituudi uuringutes seal üle 25% punkti, et sellise taseme realiseerimine kindlasti on päris keeruline ülesanne, et see kipub sealt natukene allapoole tulema. Te küll vastasite sellele põhimõtteliselt ära, aga küsime ikkagi, et kas valimiskampaanial on jõud? Et suudab see täiesti nagu olukorda siis segi pöörata? Kindlasti on valimiskampaanial oma jõud olemas ja ta võib pilti oluliselt muuta, aga selliseid põhijoonid täiesti pea peale pöörata nüüd tavaliselt valimiskampaania käigus ikkagi ei õnnestu, aga ta on eriti määrav siis, kui meil on nappseis, et erakonnad on lähestikku, siis võib olla valimiskampaania sellistel teravatel sõnumitel või ka vigadel võib olla päris otsustav mõju. Me teame, et inimestele, eriti opositsioonipingil istujatele ja neile, kes ei ole valitsuse poliitikaga rahul, väga meeldib meelde tuletada seda, kuidas Kaja Kallas kõigile teatas, et maksud ei tõuse, maksufestival meid siiski ees ootas peale valimisi. Et kas te usute, et rahva mälu on lühike? No selle valija mäluga on nii ja naa, et ta võiks nagu öelda nii, et ta pigem ei ole väga pikk ja olematu ta ka ei ole, aga kui me mõtleme näiteks sellele eelmise suve siis põhilisele poliitskandaalile ehk siis Tallinna linnas toimunu ja Reformierakonna toetuse järsk langus pärast seda, siis ma väidan, et see tollel hetkel oli nagu Reformierakonna toetajate jaoks nagu kuum teema ja pettumust valmistav.
aga nüüd järgmisteks valimisteks on see ikkagi foonilt juba suuresti kadunud, et ta nagu ei määra siis Reformierakonna valimistulemust, et piisavalt palju on juba jõudnud juhtuda uusi arenguid, et näiteks see teema enam otsustavaks ei saa, et ta moodustab ainult mingi tükikese sellest laiemast foonist, nii et eks selle asjaga mäluga on nii ja naa. No lähme samal teemal kohe ka edasi, et kas eelnevalt tehtud rahvaküsitluste ning seeläbi reitingute ning valimistulemuste vahel saab üldse paralleele luua või tegutseb valimiskasti juures peamiselt nii-öelda lihasmälu, et inimene annab hääle harjumuspäraselt enda välja kujunenud eelistusele, et olenemata nende vahepealsest tegevusest? No kindlasti valimisküsitlused ja uuringud tegelikult Eestis on päris heal tasemel ja nad näitavad ja ennustavad ikkagi üsna hästi seda, milline valimistulemus tulla võib, et need vead tulevad loomulikult sisse, aga nad viimastest küsitluste pinnalt, need vahetult enne valimised, nad ei ole väga suured olnud, nii et tasub jälgida küll seda, mis reitingutes toimub. Ehk siis inimene tihtilugu, et kui tal on eelistus olemas, et seal valimiskasti juures ta niivõrd kardinaalset muudatust ei tee? No inimese valimiskäitumine on üks ka selline omajagu müstiline või mitmekesine nähtus, ehk et neid inimesi, kes loeksid läbi erakondade programme ja siis Excelis teeksid tabeli, et kuidas see kõige mõistlikum valik siis nüüd oleks, et selliseid tegelikult ju päriselt, ma arvan, need ei ole olemas. Et see valimisotsus on selline kogum enda mälust, siis ühiskonnaelus toimunu jälgimisest, enda sellisest väärtuspildist, mis võib olla ka inimesel päris mitmekesine ja kohati ebaloogilinegi vastuolusid täis ja siis ka emotsioonidest, ja siis ka persoonidest, kes lõpuks kandideerivad. Et see on nii et see poliitiku isiklik sarm ikkagi mängib suurt rolli? Ja kõigepealt on erakond, keda valitakse, aga reaalselt valimiskasti juures ka Riigikogu valimistel ikkagi tuleb valida ju konkreetset kandidaati ja kui see konkreetne või need nimed sealt lemmikerakonnast ikkagi on täiesti tundmatud või tekitavad mingise vastukarva reaktsiooni, siis võib ka juhtuda viimasel hetkel teise valiku eest valimine. Et eks ta on selline pikem aja jooksul kujunev emotsiooni ja mälupõhine valik, mida inimesed teevad. Ratsionaalsus on seal inimestel nagu erineval tasemel ja muutusi võib seal ka tulla viimasel hetkel. Jah. Kas Kristen Michal on Reformierakonna jaoks kohatäide või püsiv juhtfiguur? See, kuivõrd nüüd Kristen Michal pärast Riigikogu valimisi suudab jätkata, see sõltub ju väga paljudest Riigikogu valimiste tulemustest. Kui seal läheb kehvasti, siis muidugi on suur surve, et Reformierakond peaks siis nagu käiku vahetama ja ka juhti vahetama. Aga kas on näha praegu sellist rahulolematust, ütleme siis vanade reformierakondlaste hulgas seoses Michaliga? Siim Kallas on siin palju sõna võtnud, et kui põhja läheb laev, läheb ta koos kapteniga, eks ole. Mulle tundub, et selline suurem rahulolematuse org on läbitud Michali poolt, et see oli ikkagi eelmise suve järel ja siis kohalike valimiste eel ja järel. Ja on näha olnud, et Reformierakonna sees tehakse nagu tööd selle nimel, et Michali selja taha uuesti tugevamalt koonduda, et eks selle näiteks on ju ka see hiljutine sinimustvalge siis nagu visioonipaber, mida erakonna sees siis kohtadel toimunud ajurünnakute või kohtumiste käigus ette valmistati, eks selle eesmärk oli uuesti koosmeelt leida erakonnas ja liidri taha uuesti koonduda tugevamalt. Ja hetkel ei paista, et oleks nagu väga selget tugeva toetusega ka ühiskonnas nagu laiemalt põhjendatud alternatiivi Michalile paistmas enne valimisi. Ja. Aga kuidas te hindate Michali juhi omadusi, et kuidas teile tundub, et ta suudab seda kampa koos hoida? Ja laeva juhtida siis, ütleme siis nii. No, paistab, et ta Reformierakonda suudab edukalt koos hoida. Küsimus on selles, et kas praeguses madalas reitingus, keerulises majandusolukorras ja sellises Reformierakonna jaoks ikkagi keerulises foonis, kas Michal suudab enda persooniga uut hoogu ja hingamist tekitada, et võib-olla praeguses olukorras on Michal natukene sellise liiga normaalse välja peetud võib-olla kuvandiga, et tema enda persooni pinnalt ei ole väga lihtne sellist käiguvahetust tekitada. Aga samas Michal kas see on see sama poliitiku sarm, mida ma eelnevalt mainisin? Jah, see on ikkagi seotud karisma sarmiga, see on nagu isikupärad on inimestel väga erinevad ja need võivad olla kasulikud erinevates poliitilistes situatsioonides, erinevat tüüpi poliitiku persoon võib olla tugevam või paremini toimivam. Pärast seda Kaja Kallase ikkagi üsna isiklikult
kulgenud ja küllalt palju oli tal selliseid emotsionaalseid väljaütlemisi, mis tekitasid ka ühiskonnas pingeid ja kohati ka toetajate hulgas arusaamatust, et miks ta just nii ütles, et sellise fooni järel oli mõjus Michal ju sellise turvalise kätepaarina, kes alati teadis, mida ta täpselt ütleb ja mida ta teeb. Oli selline väljapeetum, aga samas ikkagi ka nagu mohe stiil üsnagi, siis samas tal nagu sellest emotsionaalset kaasahaaravat mõõdet võib-olla mõne teise poliitikuga võrreldes on mõnevõrra vähem, et Reformierakonna peab nagu leiutama midagi, mis ei ole liiga kitsalt Michali põhine selleks, et uuesti tõusu leida. Kas Eesti 200 on vajumas unustuste hõlma või näete, et neil õnnestuks kuidagi fööniksina tuhast tõusta ja tagasi püünele pääseda, nende reitingut parandada või on see erakond juba unustatud? Poliitikas oleks väga rumal öelda, et mingi areng on täiesti võimatu ja välistatud, aga vaadates reitingu numbrid, mis on pikemat aega olnud ikkagi selgelt alla künnise, siis muidugi Eesti 200 väljakutse on nagu väga suur, et sellest välja murda. Nii et minul selget retsepti ei ole, eks nad kindlasti püüavad ja üritavad ja nad peavad ise midagi tegema, sest et ma arvan, et nende puhul lihtsalt see kuidagi nagu selle fooni muutus, ainult keskkonna muutus ei ole piisav. Et kui Reformierakonna toetust võib mingisugune muutus rahvusvahelises julgeolekufoonis või kuidagi nagu majandusfooni paranemine, see võib tõsta ka Reformierakonda, ilma et nad ise midagi väga teeksid, kui nad suudavad vigu vältida. Siis Eesti 200 puhul ma kardan, et see keskkonna muutus ka ei ole piisav. Aga mis te arvate, kui palju me näeme Eesti 200-st just nimelt nende mingisugustest juhtnägudest ülejooksjaid siis valimisteel, et teised suuremad erakonnad on võib-olla juba ära rääkinud? Minu soovitus Eesti 200 oleks muidugi poliitilise tuleviku ja poliitajaloo mõttes keskenduda hetkel sellele, et veel viimase aasta jooksul teha ära nii palju neid asju, mis nende programmis on nende jaoks olulised, ehk et purjetada konstruktiivselt lõpuni ja üritada siis valimistel nii hästi kui õnnestub. Aga reaalsus muidugi on see, et küllap seda kiusatust ja erakonna vahetuse survet seal valimistel lähedal ikka tekib. Me oleme näinud uute erakondade puhul seda, et väga paljud nii kiiresti, kui nad ka tulevad, nii kiiresti nad unustuste hõlma vajuvad, et kas uutel erakondadel on Eesti poliitmaastikul üldse kohta või on valija huve ja kõike silmas pidades tegelikult need suurerakonnad kõik vajadused katnud? Jah, see on väljakutse uutele noortele erakondadele, kuidas esiteks saada üle künnise Riigikokku ja siis kuidagi sinna kand maha jätta ja ka reaalselt püsima jääda. Et need näited ridamisi siin Vabaerakond, nüüd Eesti 200, need on olnud rohelised kunagi varem, et need nagu head rida kokku ei moodusta. Et samas, ütleme, EKRE tuli ikkagi ka sisuliselt ju uue jõuna, okei, nad võtsid küll Rahvaliidu sellise laiba põhimõtteliselt üle liikmeskonna mõttes kehandi, kui ilusamalt väljendada. Aga ikkagi olid uus tuli ja neil oli väga tugev, selge, vastanduv ideoloogia jäid püsima. Et võib-olla parempoolsete positsioon on selles mõttes natukene tugevam kui Eesti 200 või Vabaerakonnal. Neil siiski on nagu tunduvalt selgem maailmavaateline nišš, aga samas on muidugi piirang, et sellisest väga turuliberaalsest nišist suuremaks erakonnaks kasvamine on keeruline. Nii et on vaja ikkagi mingisugust põhjendatust, miks uut jõudu on vaja erakonnale või uut jõudu on vaja valijatele ka järgmistel valimistel, ehk et mingisugune maailmavaateline juurikas aitab seal. Ma lõpetuseks küsin, et mis te arvate, kas me valimistel näeme, et need kaardid, mis praegu reitingud meile kõnelevad või näitavad, paisatakse ikkagi segi ja on siin põnevaid arenguid tulemas? Ma usun, et muutusi kindlasti tuleb, aga mis täpselt seda oskavad ainult hiromandid ennustada, aga täpselt selliste reitingutega, nagu meil on praegu siin olnud, et ma arvan, päris niimoodi lõpuni ei purjeta, aga tõsi on see, et Isamaal on eelis, Keskerakonnal on ka võidu võimalus, ja Reformierakonna jaoks on oluline see, et kuidagi jõuda sügisel sellisesse faasi, et nende toetus ei ole enam 12, 13, 14%, vaid ikkagi kusagil seal 20% lähedal. Siis oleks neil reaalne võimalus ka usutavalt väita, et nad ründavad siis valimisvõitu. Kas te usute, et need 3 erakonda, keda te just mainisite, ehk Isamaa, Keskerakond ja EKRE, et nad võiksid seljad kokku panna, et Reformierakond opositsioonipingile mängida? See on ju nende kõigi eesmärk. See on kõige loogilisem lahendus ja ma usun, et nad arvestavad sellega kui number 1 variandiga, aga muidugi ei ole Eesti poliitika nii mustvalge, et sõltuvat valimistulemusest ja reaalsetest kohtadest Riigikogus võib neid kombinatsioone tulla ka ikkagi hoopis teistsuguseid ja ka üllatavaid. Et seda matemaatikat tehakse pärast valimisõhtut ikkagi?
matemaatikat tehakse kogu aeg, tehakse enne valimisi, aga otsustav matemaatika tehakse pärast, aga tõsi jah, et Isamaa ja Keskerakond ju seda koostööd Tallinna linnas harjutavad, pole mingit põhjust eeldada, et nad ei võiks seda jätkata ka pärast valimisi ja kõige loogilisem kolmas koostööpartner, keda tõenäoliselt siiski on tarvis, see on EKRE. Tõnis Leht, ma tänan teid selle kommentaari eest. Küsimus selline, kuidas olete rahul meie peaministri tööga? Kuulge, ma ei hakka sellest pikalt üldse rääkima. Küsige kellegi teise käest. Mitte midagi. Ei taha mina rääkida. Ma ei oska midagi öelda, ma ei oska vastata. Aga ma ei tea, kes meie peaminister on. Ma ei oska midagi kommenteerida. Mina ei tea täpselt. Mina ei vaata poliitikat täpselt. Ma ei või ütelda. Ei ole rahul. Miks ei ole? Mis on tegemata või mis tuleks teisiti teha? Ausalt ma ei tahaks sellest väga rääkida. Ai, üldiselt olen rahul. Päris hästi. No, mis teile tema puhul meeldib või on silma jäänud? Siuke rahulik ja normaalne suhtleja. Justkui läheb paremaks või? Ma ei tea. Nii et ette heita ei ole midagi? Ei, mis see peaministrile ikka ette heita on? Seal on kõik koos ju. Terve valitsus kannab vastutust enne. No ikka. Kõik need kannavad vastutust. Aga keda tahaksite näha pärast järgmise aasta valimisi meie peaministrina? Kes seal võiks olla, nii et jääks teile silma ka? Üldse ei huvita. See ei ole minu jaoks aktuaalne teema kuidagi. Poliitika läheb teist mööda? Eesti oma kindlasti. Kindlasti uut. Kindlasti kedagi teist? Kohe kindlasti. Aga miks nii? Neid tulebki vahetada. Ma ei tea, ma ei ole niimoodi mõelnud. Aga ma arvan, et ta võib jätkata küll. Nad ei tea neid teisi, keda valida oleks. Kas valik on kehva ja pink on lühike? Jah, pink on lühike. Pink võib olla pikk, aga vaat ei tea, mis seal pingi teises otsas on. Raske ütelda, võib-olla sina vaatad. Minule Reinsalu meeldib. Aga miks teile meeldib Reinsalu? No vot, ei tea. Meeldib ja kõik. Aga mida te arvate praegusest peaministrist Michalist? Ei. Miks ei? Ei ole. Minu sümpaatia nagu. Nüüd aga räägime spordist, selle rõõmudest ja ka pahupoolest. Räägime äsja Milano Cortina tali olümpiamängudel rennisõidus hõbemedali võitnud freestyle suusataja Henri Sildarust ja sellest, kuivõrd kuulub sportlane rahvale. Mil määral on tal õigus eraelu puutumatusele ning kas meie meedia ning olümpiakomitee on oma sõnavõttudega noorele sportlasele liiga teinud. Minuga on stuudios Õhtulehe spordiajakirjanik Andres Vaher. Tervist! Aga tervist! No räägime siis natukene sellest võiks öelda, et äärmiselt delikaatsest ja keerulisest olukorrast, mis Henri Sildarut praegu ümbritseb, et tundub, et Henri rõõm medali üle jäi üürikeseks, sest meedia pöördub paratamatult temaga rääkides kohtulahingu juurde, arutavad tema isa pädevust treenerina, suhteid õega ning kõiki muid valulikke aspekte tema elus ja see medal ja see rõõm justkui jääksid tahaplaanile. No ma ei tea, minu jaoks personaalselt ei ole ei Henri nüüd see medali ega sellest tulenevalt siis ka Kelly varasemate medalite värv seoses sellega, mis toimub kas kohtusaalis või kuskil mujal, küll mitte grammi võrdki tuhmunud. See on lihtsalt mingi emotsionaalne hinnang, kes tahab, vaatab seda nii, kes ei taha, see ei vaata ja kogu selle keerulise loo, selline juhtmõte vähemalt minu jaoks ongi see, et sellel on olemas 3 poolt, sportlik pool, emotsionaalne pool ja juriidiline pool. Ja kui palju need kellegi jaoks kokku või lahku käivad, on igaühe enda asi. No kuidas tundub, kas Henri on niivõrd noore sportlasena, ta peab olema vaimselt vist äärmiselt tugev, et kogu sellele pingele vastu pidada, ühest küljest treeningud, teisest küljest rahva ootused ja kolmas ongi täpselt see, et ta on väga osavalt justkui blokeerinud kõiki neid, just nimelt neid, ütleme siis kohtulahingu teemasid, suhteid õega, et alati küsitakse temalt, aga ta on väga elegantselt nendest situatsioonist välja tulnud.
No ma siin vastaksin võib-olla niimoodi, et kuna ma olen selle loo siis selles tumedamas küljes, ehk siis selles kohtuvaidluses istunud kümneid istungeid ja siis sadu tunde ilmselt siis nüüdseks seal saalis, siis ma arvan, et nii noortel inimestel isegi kui, ja ma räägin siin mõlemast nüüd, nii Henrist kui Kellist, ja isegi kui nad mõlemad on siis täiskasvanud nüüdseks, siis ennast sellest kuidagi blokeerida või välja tõmmata on lihtsalt inimlikult täiesti võimatu. See, milline on see väline kiht või kuidas nad seda näitavad, see on üks asi, see on mingil moel ametiga kaasas käiv professionaalsus, kui nii võib öelda, aga see on üliinimlik, et kõik see ju mõjutab, eriti nii noori inimesi. No, nagu sa ütlesid, sa oled seal kohtuistungitel olnud, et kas sulle tundub, et kõik see kohtulahing ja just nimelt see, et isa ehk siis Tõnis Sildaruga Kellit ennast treenis, kellega ta praegu kohut käib, et on see tekitanud temas mõnevõrra ka trotsi spordi vastu või see spordirõõm temas on säilinud? Ja siis Kellis või Tõnis? Kellis. Ma ei võta siin praegu nii-öelda teise inimese eest, kuna see on nii tunnetuslik, siis konkreetselt vastata. Ma arvan, et tal viimastel aastatel lisaks sellele kohtuvaidlusele on lihtsalt oma vigastustest tulenevalt olnud niivõrd palju endaga tegelemist. Et jällegi, kahtlemata sellised välised tegurid, selge see, et nad mõjutavad iga inimest. Kui palju, kui suurel määral, kuidas, ma tõesti ei tahaks võtta seda hinnata, küll aga siis see, et Kelly, kui me konkreetselt räägime praegu ainult siinkohal Kellist, et ta jõudis olümpiamängudele tagasi, see tegelikult oli juba selles olukorras omaette saavutus. Kuidas sa hindad EOK otsust määrata 35 000 euro suurne preemia Tõnis Sildarule ja Kaljulaidi siis sõnavõttu suhteliselt vahetult pärast seda meediale, et Tõnis Sildaru on kindlasti siis treenerina ja isana enda lapsi väärkohelnud. Et kas need kaks asja tuleks väga rangelt lahus hoida või siis ikkagi nad käivad kokku? Ma saan ühtepidi aru, miks selles ühes suures pildis siis justkui see pilt tehti 2, aga samas ma arvan, et rohkem on neid inimesi, kes vaatavad asju nagu lihtsalt ja lihtsustatult ja mitte halvas tähenduses ja ma arvan, et avalikkus paljuski ei saa aru. Ja see, et tegelikult siis nii toetuse või õigemini toetuste, preemiate, millele siis ka veel järgnes siis olümpiakomitee otsus, et nad ei muuda oma statuuti, ehk et vähemalt hetkeseisuga Tõnis Sildaru ei saa kandideerida aasta treeneri nimetusele, lihtsalt sellega on tekitatud väga palju segadust, et isegi olukorras, kus tõesti on juriidiline pool ja on teine ja võib-olla veel isegi 3. pool, siis ma tahaks, et ideaalmaailmas oleksid asjad ühtmoodi ja selged ja praegu on siis veel ka omakorda siis nende preemiate maksmisel on löödud veel 8, et osa preemiat maksab riik ja osa preemiat maksab olümpiakomitee, et veel kord, saan aru ühtepidi, miks see formaalselt niimoodi on tehtud, aga ma arvan, et see ei ole selguse mõttes hea lahendus. Aga lähme ikkagi selle olukorra siis ütleme toreda poole juurde. Mõned nädalad tagasi me istusime sinuga koos siin stuudios, olümpiamängud olid poole peal ja ma ütlesin, et mis sa ennustad, kas meil on veel medali lootust. Medal meile sealt tuli tänu Henrile, et tuli see üllatusena su jaoks või võis seda oodata? Üllatusena tuli tegelikult see, et Henri võitis medali rennisõidus. Et tema põhiala pidi olema pargisõit, seda näitasid eelnevad võistlused, tulemused, aga see, et see tuli, et pargisõit tal tegelikult ebaõnnestus, ta ei pääsnud finaaligi seal ja et ta siis, ja veel, siin on ka praegu paslik meenutada, et ta oli ka veel rennisõidu kvalifikatsioonis 2 katse järel väga raskes seisus ja et ta sellises olukorras, kus ta teadis, et põhimõtteliselt 1 katsega selgub,
kas tema olümpia on ebaõnnestunud, täiesti ebaõnnestunud, või tal säilib lootus tol hetkel siis midagi korda saata, teadmata sel hetkel, mis see lõpptulemus siis olla võiks. See näitas tegelikult nii noore sportlase vaimutugevust, see ei ole üldse mingi siuke, et me vaatame, et nüüd tegi ära ja et nii lihtne. Et läks hästi. Jah, et see, kui näeks inimhingede sisse, siis nagu sel hetkel oleks tahtnud näha ja tunda, mida Henry sel hetkel, kui ta endale sealt hoo sisse lükkas seal mäe otsas, mida ta päriselt tundis, et ma arvan, ta pärast küll ka, see on jälle see väline kest, ta ütles, et ta oli rahulik ja kõik, aga ma tahan arvata, et ei olnud ta midagi nii väga rahulik, aga see, kuidas ta just sellest olukorrast, minu jaoks mingit pidi, kes sellest olukorrast välja tulek, oli isegi veel nagu suurem saavutus kui see, et ta siis seal finaalipäeval nii imelised sõidud tegi. Mida sinu kogemus spordiajakirjanikuna räägib, kas medalivõit ühele sportlasele mõjub kuidagi pingestavalt, ta ei saa justkui seda taset enam alla lasta ja ta tunneb, et need rahva ootused on nüüd sedavõrd suuremad tema suhtes või siis pigem annab ikkagi hoogu juurde või kuidagi mõlemat? Jah, siin on selline spordiskeenel tuntud ütlus, et tänane tulemus on homne reaalsus. Tegelikult see päris nii ei ole, et kellegi jaoks jällegi võib-olla on, aga vähemalt mina siis olen see, kes ikkagi tahab püüda vähemalt palju võimalik vaadata mingit nagu suuremat pilti, hinnata nii seda, kui sportlasel läks kuskil hästi või ta isegi ületas ennast, see on huvitav küsimus, kas Henry ületas ennast olümpiamängudel, et see ei ole nagu mingi korduv üksus, et see ei ole võimalik igal võistlusel ennast ületada, see lihtsalt ei ole võimalik ja täpselt samamoodi, et kui mingi võistlus läheb halvasti, siis see ei tähenda, et sportlane ongi nii halb, et tegelik tase on kuskil seal vahepeal. No mis on tavaliselt see freestyle suusataja, ütleme siis see vanuse piir, et kuni ta veel siis hästi esineb ja nii edasi, et kui pikk karjäär Henry veel ees on ja kas meil on sealt oodata mingisuguseid selliseid ilusaid võite? No kahtlemata Henry on ikkagi veel nagu väga noor tegija sel alal, et isegi see, et Kelly näiteks ju võitis väga suuri asju naiste hulgas veel nooremana, kui Henry on praegu. See oli väga suur erand. Praegune Henry olümpiamedal on, kas ta nüüd just erand on, aga ta on väga noor. Teised medalivõitjad olid vanemad ja üldiselt meeste konkurentsis ollaksegi vanemad kui sel alal kui naiste hulgas, nii et siin on 2 olümpiat nagu julgelt veel ees, et mida ta sellega korda võib saata, see kõik sõltub ainult temast endast. Nii et loodame, et rahvas näitab talle ikkagi hoolivust ja toetust ülesse, et selle asemel, et teda siis võib-olla meedias nende konfliktidega ribadeks tõmmata ja veel raskendada seda olukorda. Üks asi on, mida tegelikult siin meedia ja minu jaoks meedia ja avalikkuse hinnangud on nagu selles mõttes 2 erinevat asja, et avalikkusel ehk et huvilistel on õigus vaadata sporti jällegi täpselt läbi sellise, kui mina vaatan telekast filmi, siis ma võin vaadata ka seda täpselt nii, nagu ma parasjagu tol õhtul tahan. Meedia kohustus ja roll on natuke teistsugune, et meedia peab oskama olla võimalikult professionaalne ja objektiivne vahendaja, ehk et seal on see... Et meedia ei tohi tõlgendada. Meedia ei tohi nagu valida pooli. Põhimõtteliselt meedia ei tohi valida pooli, võib ja peab avaldama mingites olukordades arvamust ja hinnanguid, need õigused ja kohustused on olemas, aga see ei tohi olla subjektiivne, et tavaline fänn, temal ei saa selliseid norme kuidagi ette kirjutada. Andres Vaher, ma tänan sind selle intervjuu eest. Ja ma tänan ka teid, head vaatajad, selliseks meie seekordne saade kujuneski. Tuletan meelde, et saade pealkirja taga on järelvaadatav Õhtulehe YouTube'i kanalist ning ka Spotify'st. Mina kohtun teiega ka taas juba järgmisel reedel, ikka siinsamas Õhtulehe stuudios.